tere hommikust minu poolt ka, rõõm on siin olla. Tore oli sõita suvekummidega läbi lume. Tasakesi, aga ma hakkasin varakult tulema, nii et kõik on korras. Jah, kes 15. detsembril Helsingisse satuvad olema, siis olete teretulnud minu doktoride kaitsmisele kell 2. Aga täna ma räägin valdkonnast, mis osaliselt kattub minu uurimusvaldkonnaga ehk siis keskkonna juhtimine või keskkonnavaldkonna poliitilised otsused, aga ma räägin seda maalähedasel rohujuure tasandi vaatenurgast. Ja räägin sellest, et mis põhimõtteliselt võiks isegi öelda, et mida teha, lõpuks jõuan ka sinna. Aga alustuseks minu lähtekohaks on lihtne ja ebameeldiv tõdemus, et kõik muutub. Ja me elame sellisel ajastul, kus muutub võib-olla rohkem, kui meile meeldib. Ja see ei ole esimene kord maailma ajaloos, kus juhtub rohkem, kui olenditele, kes siin elavad, meeldib. Et kui maakeral oli 2 miljardit aastat elu olnud, siis meil siin põhiliselt olid anaeroobsed eluvormid, eks ole. Aga siis õnnestus ühel eluvormil nimega sinivetikas nii edukaks saada oma eluprotsessiga, kohaneda nii hästi sellele, et ta paljunes tohutu kiirusega ja vallutas põhimõtteliselt kogu sobiva, sooja, madala mere, mis siis maa peal siin põhiliselt oli. Ja ta oli nii kohutavalt edukas, et oma elutegevuse tagajärjel eritas ta kohutavalt palju vastikut mürgist hapnikku. Ja selle elutegevuse tagajärjel ta lõpuks pidi peaaegu ise ära surema. Nibin-nabin läks. Mõned, kes ellu jäid, need on arenenud tänapäeval taimedeks. Nii et ta läks napilt. Ja kui sinivetikatel oli aega geoloogilistel skaaladel, siis meil toimub üsna sarnane protsess, ainult et meil on kiire. Ja see on väga ebameeldiv, sest et ütleme, et isegi kõige seiklusjanulisemal inimesel meeldib see, kui hommikul on ikka ühesugune kohv nagu ja kruusis. Et selles mõttes, et muutused on inimestele ebameeldivad. Aga me oleme siis sellise paratamatu ees, et kuidagi me peame hakkama saama, aga mul on siin üks slaid, mis räägib nendest muutustest ja sellest skaalast, mis on ühest tõesti tuntud artiklist, kus siis hakati rääkima sellest, et me toimub selline suur kiirenemine. Et kõik asjad, mis on vaikselt arenenud 100 aastat, need on nüüd siis neid hokikepi kujuliselt graafikutel ülespoole pöördumas. Ja ma usun, et te olete neid graafikuid kindlasti palju varem näinud. Ja see on siis see, mida me siis tänapäeval, mis muutus meie planeediga toimub. Et siin on vasakul pool on need sellised majanduse näitajad, ehk siis see heaolu, mille me oleme saavutanud, alates inimühiskonnast, sissetulekust inimese kohta kuni paberi tootmiseni. Ja paremal pool on siis see, mis toimub keskkonnaga. Ja need on väga sarnased, eks ole. Me teame, neid gaase tuleb kõvasti, igasuguseid, näiteks krevette kasvatatakse väga palju. Ja kõik see muutus kiireneb ja selles mõttes, et te teate ju seda analoogiat, et kui miski paljuneb hästi kiiresti, et siis ütleme, et igas sekundis paljuneb poole võrra, et millal on siis see anum, kus see organism paljuneb pool täis. 1 sekund ennem seda, kui ta on täitsa täis. Eks ole. Ehk siis see eksponentsiaalne kasv tähendab, et läheb nagu väga, väga kiireks see asi. Ja see on siis nagu maailmavaade, suur kiirenemine, suur muutuste kiirenemine ja kui me vaatame seda nüüd meie väiksel Eesti skaalal, mida see meile kaasa toob, sest et see on natuke abstraktne, jääb kaugeks meile, eks ole. Et siis see on üks väike näide sellest, mis meil Eestis toimub. See on Tallinna meteoroloogiajaamas mõõdetud kuumalained sellest peale, kui seal mõõtma hakati. Need nagu,
Siin ei ole nüüd seda sellist joonist, aga laias laastus siin selles külmas saalis on mõnus lohutav mõelda, et meil läheb ka soemaks. Ja me oleme kõik juba kogenud seda, 2018 oli see, kui inimesed otsisid varju, nii kuidas suutsid. Ja tõenäoliselt kui nüüd vaadata, et ilmselt te olete ka lugenud seoses praegu Egiptuses toimunud järjekordsete läbirääkimiste või arutelude taustal, et selle Pariisi kliimalepingus loodetud 1,5 kraadise tõusu me oleme maha maganud. Hea, kui jääb 2 piiridesse, aga tõenäoliselt jääb see 3 kraadi piiridesse kuskil selleks ajaks, kui, ma mõtlen, no mina olen siis juba surnud, aga minu lapsed on küll sellises tugevas keskeas. Et selline see pilt on ja kui vaadata, et Eestis läheb soemaks, eks ole, siis teine asi, mis, või see on nagu ütleme, et nii-öelda ainult jäämäe tipp, et see, mis kõige rohkem hakkab tõenäoliselt meie elu igapäevaselt mõjutama igas omavalitsuses Eestis, on see, et me ei oska enam ennustada. Kui eelmine talv tuli suur lumesadu, mäletate, 1. veebruaris vist, tuli järsku maha, nädalavahetusega sadas nii palju lund. Miks oli see märkimisväärne? Mitte sellepärast, et see lumesadu oleks olnud nii kohutavalt suur, vaid sellepärast, et selle tõenäosus Euroopa keskpika kliimamudeli sees, mis on see, mille abil Eesti meteoroloogid ilma ennustavad, oli väiksem kui 1/1000%, 1 promill. Ehk siis, et sellised ootamatuseid tuleb juurde, sest et need kliima niimoodi toimib. Ehk siis meil tuleb neid suuri torme tuleb rohkem, meil tuleb suuri vihmasadusid rohkem, ootamatult. Meil tuleb kuumalaineid, mitmepäevaseid kuumalaineid. Need on põhilised asjad, ehk siis just nagu mitte midagi, mida me varem poleks kogenud. Aga võib-olla siis, kui me seda kõige vähem vaja on. Või kõige vähem niimoodi. Ja siis sellepärast inimesed, ja ma arvan, et me oleme ka siin täna selleks, et mõelda, et mida teha. Et millised need vaatenurgad on ja üldiselt võiks öelda, et laias laastus on sellist 3 sorti mõtlemist. Et kuidas me siis selle looduskeskkonnaga võiksime suhestuda. Esimene on kõige tavalisem. Inimene on looduse kroon, Mitšurin, eks ole, ütles, et me armuande me ei võta. See vist ikka päris nii täpselt ei ole. Siis teine variant, mis on täpselt sarnane äärmus, on see, et hea küll, tehnoloogia on kurjast, tehnoloogia on meid siia jamasse toonud, saadame tehnoloogia uksest välja, tagasi loodusesse. Et sageli, kusjuures käib sellega kaasas ka selline spirituaalsus või selline, et tähtis on ikkagi inimest tunded ja energia, mida ei saa mõõta kilovattides, vaid mis tuleb kuskilt naba alt. Ta tuleb sealt muidugi, te täna hommikul tegite joogat, vaadake, kuidas tuli naba alt energiat, eks ole. Aga et see võib-olla ei tulegi isegi naba alt, vaid see tuleb, ütleme, valgusolenditelt. Ma ei tea, ühesõnaga, et sageli on see sedasi seotud inimeste mõttes vähemalt. Aga on veel 3. variant. Ja see 3. variant on see, et ei ole üks ega teine, vaid need on omavahel seotud. Nii inimeste ühiskond ja tehnoloogiamaailm ja looduskeskkond on omavahel lootusetult läbi põimunud ja lootusetult sümbiootilises suhtes. Ütleme, et siia ju puutub ka selline lihtne näide, et kui meil on, ma toon näite enda maakohast, enda suve elupaigast Elva vallast Annikoru lähedalt. 80ndate lõpus Nõukogude liit kokkuvarisemise äärel kolhoosis otsustas, et nad teevad sinna Paisjärve. Selleks nad lõikasid maha paar puud ja kaevasid paar auku ja ujutasid üle ilusa heinamaa oru. Loomulikult see muutus mädasooks 3 aastaga, eks ole. Ja nüüd
on siis vald teinud suurepärase töö, kaevanud selle puhtaks, eemaldanud 300 000 kuupmeetrit pinnast sealt äärtele ja teinud täitsa kena paisjärve. Ja küsimus, et mis on siin loomulikku? Mis on siin looduslik? Ei tea. See ongi kõik selline, me oleme paratamatult seotud selle loodusega. Ja selles mõttes, et, et ka minu teadusvaldkonnas räägitakse, et me elame sotsiaal-ökoloogilistes süsteemides. Ehk siis igasuguste tegevuste ja otsuste juures me ühest küljest me tahame midagi võib-olla inimesest endast, oma vajadustest, oma majandushuvidest lähtuvalt ja siis me mõtleme, et okei, kuidas loodus selle reageerib. Ja siis me vaatame, kuidas loodus reageerib, missugused on mõjud meie enda tegevusele, majandustegevusele, infrastruktuurile ja niimoodi. Ja pidevalt toimub selline refleksiivsus, selline nagu taasmõtestamine. Ja see on üldiselt muutunud vähemalt selles keskkonnapoliitika või need uurijate minu kolleegide seas peavoolu mõtteks. Ja selle juures on ju, me teame ju seda, et me ei hooli keskkonnast mitte lihtsalt keskkonna pärast, sest et vabandust, aga keskkond saab ilma meieta väga hästi hakkama. Inimesed surevad ära, mõned prussakad ikka alles jäävad. Ja küll kunagi miljardi aasta pärast tekib siin jälle mingi uus tasakaal. See tähendab, et meil on praegu see keskkond on sellises tasakaalus, enam-vähem veel liikumas küll sealt ära, mis on meile hästi sobiv. Aga kui see ei ole ühel hetkel enam meile sobiv, siis ta liigub mingisse teise tasakaalupunkti. Ja need graafikud näitavad, et me näeme oma eluajal seda, et merepind tõuseb. Ja ta tõuseb ebameeldivalt just seal, kus kohas asuvad meie planeedi kõige viljakamad mullad. Näiteks Niiluse delta ujutatakse üle. Näiteks ja veel ebameeldiv, ta tõuseb ka seal, kus elab hirmus palju inimesi. Bangladesh, kus seal on 170 miljonit inimest, see on just täpselt seal, kuhu see vesi ulatub. Nii et ütleme, et siin on kaks asja, mis Eestis juhtuma hakkab selles uues tasakaalupunktis. On esiteks, nagu ma ütlesin, natuke soem, aga natuke merepind tõuseb, aga jumala eest Pärnu ujutatakse sagedamini üle. Me räägime sellest mõne hetke pärast. Aga me võime valmis olla selleks, et maailmas hakkavad liikuma rohkem inimesi ja migrante, kliimapagulasi. Ja võib-olla meile tuleb siia neid juurde, tõenäoliselt. Ja sellepärast siis, kuna küsimus oli, et mida teha ja mida teha omavalitsustes, mida teha kogukondades, siis te teate, eks ole, et laias laastus on meil 2 B-d. Leevendada neid muutusi või kohaneda nende muutustega. Ja nagu ma ütlesin, muutus tuleb niikuinii, küsimus on, et kas ja kui palju me saame seda muutust suunata nii, et see on meile sobiv. Ja inimesed on ju seda muutuste juhtimist uurinud nii pikalt, ka see on meie enda eestlane Margit Keller, kes on siin kirjeldanud erinevaid viise, kuidas me saame muutusi juhtida. Me saame lihtsalt muuta tehnoloogiat, me saame inimesi mõjutada, kirjutada neile ette, teha selliseid nagu sotsiaalkampaaniaid, et kuidas peaksime käituma, näiteks sõitma vähem autoga või eelistama mitte liha. Siis me saame kuidagi niimoodi kavalalt, praegu on väga moes, nügida inimesi, eks ole, ehitada nende valikuid niimoodi, et muide, et me teeme näiteks transpordi tasuta, et võib-olla siis on lihtsam inimesel valida, nagu ta valib, sest et inimesed ei viitsi eriti mõelda. Nad käituvad selliste lihtsate, eesti keeles on rusikareegel, inglise keeles on rules of thumb, eks ole. Et kui me teeme neile hästi lihtsalt need asjad, siis võib-olla nad valivad neid teisi asju. Ja kolmas on see, et me oleme karjaloomad ja me teeme kõiki asju koos ja sellepärast tuleb hakata lihtsalt tegema ja inimesed tuleb neile kaasa. Ehk siis sellised, et nüüd kui keegi mõtleb, mida teha ja kuidas teha, siis need kõik viisid on üksteist toetavad. Ükski ei tööta ainult oma ette. See on nüüd siis see teoreetiline sissejuhatus, mis võtab nagu tavaliselt teadlased ikka poole esinemisajast. Aga nüüd ma lähen natuke konkreetsemaks.
et kui me räägime sellest, et mida Eesti omavalitsused saavad teha leevendamiseks, siis seda on üllatavalt palju. Ja teate, miks seda on üllatavalt palju? See on sellepärast, et mida väiksem on inimeste hulk, kes mingi asjaga üheskoos tegeleb, seda lihtsam on seda läbi viia. Sellepärast, et meil muutub palju lihtsamaks koordineerimine, teie kogukonnas on võimalik põhimõtteliselt ilmselt inimesi kokku kutsuda või omavalitsuses isegi ühte ruumi. Aga kujutate ette näiteks, et kui kaua on tehtud Eestis metsanduse arengukava. Seda hakati tegema 2017 ja see ei ole siiamaani valmis. Sellepärast, et sinna kutsuti 35 organisatsiooni, kellel on igal ühel 10, kui mitte 100 liikmeid, ja ürita sellise seltskonnaga midagi kokku leppida, kui huvid on täiesti erinevad. Kogukondades on palju lihtsam koordineerida tegevust. Ja veel, mis on siin nagu selline veel lisanüanss, on siis see, et ma näitan siit seda. Teate, mis asi on ühismaa tragöödia? On keegi kuulnud sellisest asjast? Ühismaa tragöödia on selline asi, et oletame, et igal külal on ühisomandis ja ühisomand on näiteks korteriühistus Pööning on ühisomandis. No ütleme, et igal külal on ühisomandis karjamaa ja iga lehmaomanik võib minna sinna karjatama. Ja mis on iga lehmaomaniku huvi? Karjatada nii, et lehmal on kõht täis. Aga tavaliselt on nii, et see ühisomand on just piisavalt väike, et kõik päris täis oma lehmal kõhtu ei saa. No ütleme, et saab 75% täis. Midagi hullu ei ole, aga ei anna rekordpiima. Ja nüüd ongi see, et see tragöödia on selles, et inimeste individuaalse kasumi maksimeerimise nimel nad on valmis selle karjamaa hävitama, ehk siis üle karjatama, nii et selle ei kasva lõpuks enam mitte midagi, selleks, et oma lehma kõht täis saada. Kõik tahavad just nagu normaalselt head endale. Ja väikestes kogukondades on selle probleemiga lihtsam tegeleda, just sellepärast, et on võimalik kokku leppida. Ja lisaks loomulikult igas väikses kogukonnas teavad inimesed täpsemini, millised on kohalikud olud. Metsanduse valdkonnas, mida ma natuke rohkem uurinud olen, räägitakse väga palju metsadest, ehk siis kohaliku tähtsusega metsadest, kus inimesed peaksid saama ise ütelda, et kas me raiume siit poolt kraavi või sealt poolt kraavi, et kust need tuuled tulevad ja nii edasi. Sest et kui me vaatame riiklikku planeerimist, siis alati on see planeerimine vaadates ülevalt alla, suure joonlauaga. Nii et selles mõttes on omavalitsustes ja kogukondades suured eelised igasuguste tegevuste tegemiseks. Ja kui vaadata, ma ühte tabelit veel näitan, see on siis selles IPCC reportis, et missugused valdkonnad on kõige rohkem mõjusad, et kui keegi hakkab mõtlema, et mida siis võiks omavalitsuses teha või kogukonnas, et mis projekte näiteks või mis tegevusi teha, et mis on kõige suurema mõjuga, siis kõik, mis on seotud metsaga, kõik, mis on seotud põllumaaga ja kõik, mis on seotud energiaga. Need 3 valdkonda, ja kuna Eestis on veel palju metsa, eks ole, ja palju põllumaad, siis nendes 3 valdkonnas, kui omavalitsus suudab midagi teha, siis on suur tõenäosus, et sellel on ka laiem mõju. Ja kui vaadata nüüd selle jutu näite, siin lõpuks ka mõnda näidet, siis mida on Eestis tehtud? Siis siin on pilt Pärnust. On kellegi tuttav? Pärnu linnalehmad, eks ole. Suurepärane näide, kuidas kohalikku infrastruktuuri hallatakse keskkonnasäästlikult. Jah. Aga sellel aastal oli seal just see probleem, et juba hakkas nimbi tekkima. Et sest nad kakavad jõkke. Ja. See mure on. Et miski ei ole lihtne. Ja selles mõttes, aga kujutad ette, kui seesama nii-öelda nimbi tekib riigi tasandil, eks ole, nad tulevad siia niimoodi, see on täiesti lootusetu. Kohalikul tasandil veel seda saab kuidagi. Minu enda näitel seesama, millest ma rääkisin, see järv, eks ole. Selle järve ümber on tekkinud tänu sellel pinnale tõstmisele Kentsi orgu 36 hektarit murupinda. 36 hektarit, mis võsastub silme all. Ja te kujutate ette, kui palju kütust ja raha nõuab selle niitmine.
Samas kui me võime arvata või vähemalt mõelda sellele, et missugused oleks muud variandid mingite loomade abil seda hoolitseda selle eest. Ja ma ütleks, et vähemalt minu sellises naiivoptimistlikus vaatenurgas, võib-olla ka kergelt romantilises vaatenurgas, et kui omavalitsusele tuleb tööle omavalitsuse karjane, siis see oleks alles äge. Siis veel mõnda näidet, see ei ole nüüd Eestimaalt, aga ma tean, et vähemalt Virtsu kandis seda planeeritakse. Kui omavalitsus või kogukond ise rajab tuuliku, siis ja arvestades eriti, kui palju praegu elekter maksab, see oli veel eelmisel aastal, oli see juba tasuv, see aasta veel enam. Põhimõtteliselt, kui 30 inimest, igaüks paneb 1000 eurot, siis nad saavad elu läbi tasuta elektrit oma elektriautodele. 30 000 on ühe tuuliku hind enam-vähem laias laastus, ja elektrit tuleb sealt piisavalt. Kusjuures elektriautod, nendel on suured akud, nad on pangad, kus püsib see elekter sees ka siis, kui tuult parasjagu nii palju ei ole. Ja kolmas näide, kohalikud ehitusviisid. Me teame, et kui palju maksab ehitamine, uskuge mind, ma olen just lõpetan ühte ehitust, see on kohutav. Kui palju maksab maja kütmine, seda me teame kõik veel paremini. Aga võib-olla vähem teatakse seda, et Moostes Eesti Savikojas on arendatud ja müüakse väga kvaliteetset savi, mis on lihtsalt võetud maa seest labidaga. Siin Läänemaal on natuke vähem savi maa sees, siin on rohkem sinisavi, aga Lõuna-Eestis, kus mina olen ja elan pool aastat, siis seal on ju savihooneid nii palju, see ei ole tuumateadus. Et ehitada, ja nüüd tänaseks, eks ole, tänu Moostele on meil Eestis vähemalt see kergsavi tehnoloogia kättesaadav, see on põhimõtteliselt sama hea kui tuhablokk, sama sooja isoleerimise omadustega, ainult et erinevusega see, et tuhablokki sa pead kuskilt tooma ja tegema, savi sa lihtsalt lööd labida maasse ja viskad põhimõtteliselt segumasinasse. Ehk siis igasugused ehituse ja energiasääst, ja see ehitus on väga energiamahukas, igasugused projektid, mis aitavad kohalikku materjali väärindada ja kasutada ehituses, suur mõju kogu kliimamuutustele. Need olid 3 näidet sellest, kuidas me saame leevendada seda mõju. Aga nagu ma ütlesin, häda tuleb ikkagi, vabandust selle negatiivse sõnumi eest, aga see ei ole lootusetu. Oleme hullemaidki aegu üle elanud. Ja sellepärast on jutu viimane näide siin ka kohanemisest või viimane osa. Sellest, et kui need ebameeldivad ilmastikuolud tulevad, mis me siis teeme? Ja nagu me teame, et ükskõik mis kriise, tänapäeval on kriis väga moodne sõna, ükskõik mis kriise me vaatame, ilmastikuolud on kuskil seal, hõljuvad meie kohal. Kes on puutunud kokku elanikkonna kaitsekursustega või mõnede muude õppustega, näiteks kus simuleeritakse kas elektrikatkestust, keemiaõnnetust, rongiõnnetust või midagi muud, siis peaaegu igas stsenaariumis on taustal ilm. Kas sajab liiga palju või sajab liiga vähe või puhub tuul või sajab lund või midagi muud sellist. Ja arvestades siis seda algset juttu sellest, et me ei tea täpselt, millal see tuul puhuma hakkab ja kui kõvasti, siis igal juhul me peame olema valmis selleks, et meil on olemas tegutsemusviisid selleks juhuks, kui on hädaolukord käes. Ja nüüd need tegutsemisviisid, nende peenelt öeldes nende nimi on strateegia, eks ole. Me teame, et kui juhtub midagi, siis me tegutseme niimoodi. Ja te kindlasti teate, siin võib-olla on ka omavalitsustöötajad, kui palju täna praegu räägitakse omavalitsustest kriisidest ja kriisideks valmistumisest. Kriisinõukogud, kriisikomisjonid on loodud, nad teevad oma tööd nii hästi kui halvasti, kui nad suudavad. Tase on Eesti peale üsna ebaühtlane. Aga te ilmselt aimate ka seda, et ükskõik kui hea on strateegia paberil, kui need inimesed, kes peaksid toimima selle strateegia järgi, ei ole seda omandanud,
siis see strateegia ei ole mitte midagi väärt. Ja sellepärast jällegi on siin see, kus kogukonnal on mitte lihtsalt kandev roll, vaid võiks öelda kõige peaaegu sama oluline roll kui nendel, kes strateegiat välja mõtlevad. Ehk siis tänapäeval kasutatakse sellist teoreetilist lähenemist nagu strateegia kui praktika. Ehk siis tähtis on mitte ainult see, et inimesed teaksid, vaid kuidas me neid strateegiaid teeme, neid käitumisjuhiseid keerulisteks olukordadeks. Kas need inimesed, kes peaksid nende järgi käituma, on teadlikud sellest? Kõige lihtsam näide, kui ütleme valla strateegia ütleb, et mingi kool on evakuatsiooni koht, kui näiteks toimub metsatulekahju. Või et kui on mingi suur õnnetus ja meil on vaja palju vabatahtlikke, kuhu lähevad nende lapsed? Keda on vaja hoida, kuidas korraldatakse nende hoidmine? Siis küsimus on see, kas koolijuht teab, et tema kool on evakuatsiooni koht? Kas lasteaia juhataja teab ja on valmis minema lapsi hoidma siis, kui on suur õnnetus? Ja kui ei tea, siis segadust on õigu palju, eks ole. Ja sellepärast nüüd Harjumaa Omavalitsuse Liidus on Kaido Taberlandi abi ja eestvedamisega olen mina aidanud viia läbi 2 sellist projekti, kus me just mõtlesime 2 omavalitsuse läbi, et kuidas siis need erinevad valdkonnad on omavahel seotud ja missugused on need inimesed ja need kogukonnad, kes peaksid olema nendest kriisistrateegiatest teadlikud. Need olid Kuusalu ja Harku vallas ja eeskujuks oli siis projekt, mida ma aitan Helsingist ülikoolis, kus ma töötan Helsingi linnaga läbi viia. Ja see on nagu üks osa sellest suurest valemist ja see töötas niimoodi, et ma küsisin või pidasin intervjuusid valla ametnikega ja küsisin, mis teie valdkonnas juhtuma hakkab, arvestades neid muutuvaid kliimaolusid. Ja igas vallas ma sain sellise kaardi. Te ei peagi sellest aru saama, see on lihtsalt näitlikus selleks, kuivõrd seotud on need erinevad valdkonnad omavahel. Siin keskel on torm, põud, vihmasadu ja lumesadu ja siis need vallaametnikud kaardistasid siia ümber, et mis selle infrastruktuuriga või mis nende teenustega siin nende omavalitsuses juhtuma hakkab. Näiteks, et kui on Harkus oli selge, et kui on põud, siis vesi võib otsa saada, eks ole. Inimesed kastavad palju, vett on niikuinii vähe, inimesi tuleb juurde ja siis siin ümberringi siis pakkusid välja oma lahendused, et mida peaks tegema, kellega peaks koordineerima midagi. Ja nagu näha, ma tõin see 2 näidet, et neid omavahel seotud valdkonda ja inimesi on tõesti palju, eks ole. Et isegi sellise lihtsa asjaga, et kuidas vähendada inimeste vee tarbimist, peaks tegelema väga erinevatel tasanditel, väga erineval moel. Meenutagem seda tabelit, mis ma näitasin. Tehnoloogiline muutus, vihmaveepaagid, inimeste teavituskampaaniad, seaduste muudatused, et inimestel oleks või vallal oleks võimalus inimesi ka sundida, kui nad ei taha koostööd teha. Mõjutada inimesi mingite lihtsate näidete abil vett säästma. Aga see mõte oleks selles, et see küsimus ei ole mitte selles, et kui põud tuleb, siis me toome lihtsalt see paakauto kohale, vaid see on pigem sellises pikaajalisemas, strateegilises vaates. Sest et nagu ma ütlesin, üks kriis ajab teist taga. See on uus normaalsus, nii-öelda, kus me elame. Ja nagu ma ütlesin, et siin on neid erinevaid osapooli ja kogukonna roll on siin väga suur. Ja kui nüüd vaadata, et kuidas see väike projektikene, mis me tegime, asetub suuremasse pilti, siis üks võimalik vaade sellele on see, et kogukonna osalus valla strateegiate ja kriisideks valmistumise strateegiates kasvab. Eks ole, Kuusalu või Harku näitel on näha, et kui vajalik see on. Kuusalus näiteks kohalikud need veepumplad on ju sageli kohalike MTÜ-de hallata, sest see on hajaasustuses. Igas omavalitsuses on omad küsimused, mida ainult omavalitsuses elavad inimesed teavad. Keegi teine nii täpselt infot ei oma. Ja sellepärast siis võikski see valmistumine nendeks kriisideks näha välja sedasi, et
kriisikomisjon omavalitsuses töötab välja oma strateegiad ja plaanid. Siis seda Päästeamet teeb neile sellise lauaõppuse, võib-olla mõned on osalenud, need on päris head õppused, kus mängitakse nii-öelda paberi peal läbi, kui midagi juhtub, mis siis teha. Päästeamet annab sellele tagasiside ja siis peaks toimuma omavalitsuses selline analüüs ja selline arendustegevus, kus võiksid osaleda ka kogukonnad. Kuidas me siis, mida me teeme? Kas me teame, mida on vaja teha? Ja siia veel lisada, et võib-olla mõned on kuulnud sellisest keskkonnast nagu SITREP, mis on Riigikantselei poolt tehtud selline elektrooniline keskkond just kriisiolukordade haldamiseks. Seda on väga vähe kasutatakse allapoole nii-öelda omavalitsusi. Ehkki kõik võimalused on selleks olemas ja Riigikantselei nagu justkui tahaks, et seda kasutatakse rohkem. Nii et põhimõtteliselt saab seda sellist ettevalmistust või kriisideks valmistumist siduda või selleks kasutada ka seda SITREP keskkonda. Selleks tuleb kogukondadel ja omavalitsustel koos seda tööd teha ja selleks valmisolekut näidata. Ja mis on veel lahedam ja mis toob inimestele veel suurema kindluse, kui tulles tagasi selle strateegia kui praktika lähenemise juurde, on see, kui saaks seda kõike katsetada. Sest et te teate, kui igavad on koosolekud. Koosolekust igavamat asja on raske välja mõelda. Aga kui saab praktiseerida kriisi tagajärgede likvideerimist või kriisiga toimetulekut, siis see on füüsiline, see on personaalne, seal on adrenaliini, seal pannakse proovile oskused, see on huvitav ja tore. Ja teoreetiline kirjatus ütleb, ainult nii õpitakse. Ja sellepärast, kui omavalitsustes või väiksemates omavalitsuse osades see nii-öelda koolituste tsükkel lõpeb sellise läbimänguga või õppusega, siis tulemus on tõenäoliselt väga hea. Näiteid selleks on, ma ei tea, kas Viimsist siin on kedagi, aga Viimsi tegi 2019 sellise õppuse teed puhtaks. Nad kuhjasid öösel paar teed lund täis, lisasid ka pikantsuse huvides paar palki sinna ja siis ütlesid Rev2 ja nagu saatsid hommikul välja SMS, ütles, et meil on nüüd kriisiolukord, 2 teed on täiesti täis, olulised sellised omavalitsust läbivad teed, et lahendagem. Ja siis tuligi välja, et Rev2 pidi olema 2 mootorsaagi, oli ainult 1 ja see ka ei läinud käima ja õpiti oigu palju. Ja hea sõnum, Kaido võib sellest rohkem rääkida ja võib-olla räägite sellest ka eile, üks esineja Siseministeeriumist igal juhul, ma tean, et seal slaidides oli, aga kas ta näitas neid, seda ma ei tea, et ta lubas raha, just, et Siseministeeriumil avaneb üks selline meede, nagu seda öeldakse tänapäeval, kus just sellisteks kogukonda kaasavateks kriisideks ettevalmistamise ja turvalisuse tõstmise tegevusteks raha antakse, mitte üldse vähe. Nii et seal on võimalus neid ka rahastada, kui kedagi selline tegevus peaks huvitama. Nii et ma alustasin võib-olla oma ettekannet selliste tumedates toonides sõnumitega sellest, et kliimakriis on tulnud ja ta tõenäoliselt läheb ainult hullemaks, enne kui paremaks läheb, aga meie siis põhjanaabrite juures, soomlaste juures, eks ole, on üks tuntud raamat, mille nimi on Maailma lõpp vist, või ühesõnaga, ja seal on sedasi, et ühel päeval päike jäi taevasse seisma kuskile horisondi kohale ja tundus, et nüüd oligi maailma lõpp käes ja siis inimesed kehitsid õlgu ja elasid oma elu edasi. Et kui me oleme selleks valmis, suudame mingil määral ka ennetada, siis ka saame nende muutustega hakkama. Aitäh! Jah, 1-2 küsimust me jõuame hea meelega võtta. Ole hea. Ja aitäh. Esimene küsimus see, et merepinna tõusust rääkisid. Et kas võib olla nii, et kas see mõjutab Eestit ka nii palju, et me võib-olla Noa-Rootsis oleme kunagi saarena? Teoreetiliselt on see võimalik, jah. Et selles mõttes ei pruugi olla pidev, et te olete pidevalt saarena.
aga kui ma olen ühte kaarti näinud ja kui seda võib samakõrgusjoontega ise vaadata, et seal on ju sageli on niimoodi, et see veepinna tõus iseenesest on suhteliselt tagasihoidlik, noh, Kassaris, võib-olla Pärnus, võib-olla Noarootsis, need kohad, kus on madalam, eks ole, näed, jäävad natuke rohkem vee alla, aga oht on siin see, et siis, kui on tormid, siis nagu see veemass tegelikult nagu mitmekordistub, eks ole, läheb nagu väiksed veemäed tekivad. Ja siis võib küll jah, et olla raske liikuda. Ka Tallinnas näiteks Tiskre luht, mis on väga atraktiivne, mina sinna maja osta ei soovita, sellepärast, et need kraavid, mis algavad Harku järvest ja lähevad sinna mere poole, tegelikult on nad täpselt horisontaalsed. Et kui sealt üks torm tuleb, siis inimesed liiguvad kanuudega. Et tuleb valmis olla selleks, jah, et noh, ma ei tea, näiteks ei soovitata Tiskrele ehitada, kui see oli Harkust tuli jutuks ja sellepärast ma räägin selle, et ei soovitata ehitada keldreid näiteks ja olla valmis, et teatud hetkedel võib liikumine olla keeruline. Aga jah, nende samakõrgusjoontega saab vaadata seda. Ja noh, muidugi on seal, nagu ma ütlesin, ebamäärasust on hästi palju. Et mis see uus tasakaalupunkt on, keegi ei tea. Et ei teata näiteks ka seda, ma räägin, aga et nagu võib-olla olete kuulnud, et on üks oht, et need liustikud Antarktikas, nad sulavad vaikselt, tilguvad, eks ole. Aga et on võimalik, et nagu nende pragude läbi, mis nendes liustikes on, nad nii-öelda õlitavad või libestavad selle mäe külje niimoodi ära, et ühel hetkel nad lihtsalt libisevad merre. Ja noh, see on selline jällegi selline järsk muutus, mitte nagu niimoodi tasane, eks ole, vaikselt tõuseb, vaid siis noh, tõenäoliselt tõuseb natuke rohkem ühe korraga. Et selliseid asju lihtsalt keegi ei oska ennustada. Ja me elamegi sellises üsna ebamugavas ennustamatuse olukorras. Vabandust. Mõni küsimus või kommentaar veel? Ole. Aitäh, Peeter. Pikisilmi ootan soomlaste kogemus sellist vormistumist, eks ole. Ma saan aru, et on varsti jälle üks tähtis istumine teil seal tulemas. Aga missugune on olnud seni Helsingi linna selline, noh, võib-olla põhilised õppimiskohad, mida te olete avastanud? Jah, me teeme Helsingis enam-vähem seda sarnast asja, et meil oleme teinud ühe töötoa siis ametnikega ja nüüd 2. detsembri tuleb töötuba poliitikutega, juhtidega. Ja minu jaoks kõige suurem avastus oli see, kui tõsiselt inimesed asju võtavad. Et ma näen ju, kuidas vallajuhid, eks ole, kõik on hõivatud, ma tean, eks ole, aga et mõnel pool see suhtumine on umbes, et paneme liivakotte rohkem. Noh, eks ole, et see, kuidas Helsingi linnajuhid mõtlevad sellele, et missugused on pikaajalised strateegiad näiteks Helsingi kesklinna atraktiivseks hoidmiseks, kui me teame, et igal teisel aastal võib tulla selline sadu nagu 2006 Kopenhaagenis, mille kahjud olid 1 miljard eurot. Ja noh, kes on Helsingis käinud, seda Kaido, sina oled umbes 4 korda seda järgmist lauset kuulnud, aga et Helsingi kesklinn on natukene madalam seal Raudade tori ümber. Ja see on kõige nagu nii-öelda tundlikum piirkond. Ja sinna tahetakse rajada ka metrood, või noh, seal on juba metroo ja tahetakse seda laiendada. Kui vihma kõvasti sajab, siis on metroo rivist väljas, mitte lihtsalt ühel päeval, vaid noh, need elektrisüsteemid, eks ole, on seal rivist väljas pikemat aega, ehk siis tegelikult kogu liikuvus Helsingis satub löögi alla. Ja noh, inimesed tõepoolest mõtlevad näiteks, et kas me saame maa-alused parkimisplatse kasutada ajutiste veereservuaaridena, kui suur on vihmasadu. Või et kas me peame investeerima, Helsingis on, nagu sageli linnades on need, segaviemeri on siis, kanalisatsioon on nagu, noh, tuleb, kust tuleb, eks ole, läheb kokku, et kui me teame, et tuleb kohutavalt palju seda üleujutusvett, siis kesklinna üleujutusvesi on ju tegelikult kohutavalt räpane, eks ole, seal on bituumen, seal on prügi, seal on koerakaka ja niimoodi, et sellega ei saa teha nagu tavaliselt vihmaveega, et lihtsalt juhime ta merre, vaid tõenäoliselt tuleks seda puhastada, et kas me peame investeerima nagu mingituguse kanalitesse, mis viiksid ta kas näiteks
siis mingitele lammidele, kus see vihmavesi saab läbi pinnase vaikselt settida ja selle sodi maha jätta, enne kui teda merre juhitakse, et selliseid, et see ei pea olema ainult tehnoloogiline, vaid see on ka sellised looduslikud nii-öelda üleujutusega tegelemise viisid, et see selline, midagi ei ole tehtud, see on ju harjutus, eks ole. Aga see, kui tõsiselt inimesed mõtlevad ja kaaluvad, see oli minu jaoks üllatus. Ja tore üllatus. Minu meelest Soomes on igal pool kogukonnad kogu aeg kaasatud. Et loomulikult see on pikem jutt, eks ole, et miks ja kuidas, et kui suur osa on seal näiteks kogudustel, eriti maapiirkondades ja kui nii-öelda ilmalikud või avatud nad on, kui palju nad on seotud tavalise eluga. Ja teisest küljest on täpselt samad probleemid, mis Eestis. Ma tean, et kui rääkida linna inimestega või linna nii-öelda aktiividega, siis nad ütlevad täpselt sama jama, mis Eestis, et linnaseltsid on ainult kõigele vastu, aga midagi uut ise välja ei paku. Et mured ja rõõmud on sarnased, aga tõepoolest, et üks lihtne näide. Kuidas soomlased mõtlevad kogu ühiskonna peale. Teate, mis on Helsingi ülikoolis sisseastumiskonkursi poolest teine peale juurat? On sotsioloogia. Ja sinna ei saa inimesed sisse. Noored tahavad minna õppida ja seal avati nüüd ka maailma tasemel keskkonnapoliitika programm. Ma andsin seminari 140 inimesele. Tallinnas pannakse kinni sotsioloogia osakondi, sest et inimesi ei ole, juba aastaid ei ole. Nii et see nagu suund sellele, et mõelda, et milline meie keskkond on, milline on sotsiaalne keskkond, kuidas see kõik toimib, Soomes on see väga levinud.